Lähme tänaste teoste juurde. Viskame pilgu seinale. Esimene teos on pealkirjaga Vanja is back. See on valminud 30. aprillil 2007 ja autoriks on märgitud Determinal.com. Здорово, это Ваня. Что ты хочешь, блядь, нахуй, фристайл, да? Йоу, 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 ну здрасте, Ваня, ну тагахи, извините, ма, вагабял магазин, минулон багахет друг Тима, мея курил косприма, мина колима, ну солнок, что ты хочешь, пидор урод, эти лана, алти сама сурма, сест мина он туга вена чурбан, Osama bin Laden kannab turban, sina mölised, mina tooma mõõga, minu lemmiktoid on rõõba, tuumad nada nii prõõgad, sina tahtma probleema, mina nikun sinu ema, vaata minu kõrval on Dima, pärast teeb seda ka tema, ja üblju keroin, aga täna raha vähe nuusutame kui milin, sina oled parem vaka, davai ja paidu paka. Suka. Noh, iseenesest vahva muusikavideo, toredad vene poisid on räppinud juba tuntud meedia pildi taustal. Küsiksin, Silver, siis sinu käest esimesena, et mis mõtted tekivad sinul isiklikult, kui sellist tööd vaadata ja kuulata neid sõnu? Videoga on alati hästi hea, ega fotograafus on hästi hea alati näidata pilti, kuidas keegi saab kumminuiaga vastu pead. Ja umbes samasugust pilti ma olen ise kasutanud selleks, et seletada näiteks seda, mis toimub Valgevenes ja kui absurdne see ühiskond seal on, samamoodi mingid ise filmitud filmilõiked ja kui sinna taha näiteks mõni kinolaul panna, mis oleks pisut leebemate sõnadega kindlasti kui see, need sõnad, et siis annab niisuguse päris mõjusa pildi. Kui vaadata seda videot kui siis nagu kunstiteos, siis ma ei pea teda kindlasti mingiks niisuguseks eriti tugevaks või eriliseks, et siin oleks võinud kujutan ette, et märksa paremaid nii kaadreid kasutada võib-olla kui ka seda sõnumit välja tuua, aga mis tundeid ta must tekitab, ongi see, et on võetud mõned videolõigud ja püütud sellega väljendada mingit osa sellest sündmusest, aga ma väga täpselt aru ei saanud, mis on nagu konkreetselt see eesmärk või mida sellega öelda tahetakse, et väga tihti sotsiaalsel kunstil peaks olema niisugune konkreetne sõnum või mida selle töö looja siis tahab teistele kommunikeerida, mida tahab öelda, mida tahab ta saavutada, aga selle töö puhul ma ei saanud sellest väga täpselt aru. Ja hinne sellele tööle oleks? 2. Väga hea algus meie hooajale. Reet, kuidas sulle tundub tundmatu autori poolt tehtud teos? Pole vist tähtis, kas on tuntud või tundmatu autor, kuigi midagi pole teha. Kui siin oleks juures, et näiteks on Mark Raidpere või mõni teine, kas meie või kuskilt väljaspoolt tuntud kunstnik, ei saa ma just vanduda, et ma vaataks seda tööd täpselt sellisena nagu praegult, mis muidugi töö suhtes on täiesti ebaaus. Liiga lihtne ja liiga kindla peale mindud või tähendab, jah, nagu tunne, et on lihtsalt sellist tiba nalja tehtud ja seetõttu ei oska ma seda tööd eriti millekski pidada. Nii vähe, kui mina ka võib-olla neid räpivideosid ka näinud olen, siis see nüüd küll eriti ka selles valdkonnas huvitavusega silma ei paista. Nii et jah, ei hinda kõrgelt.
ja täpsemalt siis üks. Nojah, ega räpp on selline pretensioonikas žanr, kõigile see ei meeldi. Aga Tanja, kuidas sa kommenteerid? Räpp on pretensioonikas ja samas pretensioonitu, et mul on kahju, et see teos on siin esimesena näidatud. Oleks huvitav vaadata, mis žürii arvaks, kui teos oleks viimasena näidatud. Ma arvan, et selle teose plussid on järgmised. See on kõigepealt video, teiseks siin on kasutatud contemporary music, nagu kaasaegne muusika, ja kolmandaks, mis on väga oluline, autor on proovinud näidata ja ironiseerida selle meedia klišeede üle, et mis meedia klišeed, kuidas nad näitavad kaasaegset venelast. Ja see on väga oluline, et selle üle naeratakse, tõstetakse esile heroiin, võtmesõnaks sukka ja teised ja kolmandad sõnad. Et ma arvan, et see teos on just oluline sellepärast, et me näitame, millisena kesk-eestlane on meil meedias näidatud või kuidas me selle võtame. Et paneks 7. Tänan väga, aga Sandra, ma näen, et sa juba oled valmis. Just on väga raske midagi absoluutselt amatöörlikku hinnata kunstiteoste keskel. See on mõnes mõttes ka natuke ebaaus selle amatöörse anonüümse autori suhtes. Samas mulle tavaliselt vene räpp meeldib ja Kirpitši on üks mu lemmikbände. Ma ei oska öelda, ma ei suuda otsustada, kas panna 3 või 5. Ma olen 5, okei. Ma olen kunagi amatööre õpetanud kaasaegset kunsti amatööridele Tallinna Kultuuri Rahvaülikoolis. Ma tean, et nende hindamiseks on nagu natuke teised ja natuke julgustavamad kriteeriumid, et siis igal juhul 5. Aga samas me võiksime vaadata seal YouTube'is, et kui mitu korda see video on vaadatud. Et kui ütleme järgmised teosed on vaadatud kunstisaalides ja saalides on olnud 30 või 50 või 100 inimest, siis YouTube on sama kunstiruum. Et kui me näeme, et seal on umbes 130 või 150 vaatajad, ma arvan, et see on päris adekvaatne number. Aitäh. Anders, mis sa arvad, kas vastab kunstiteose standarditele? Ja ei tea, selliseid standardid ei ole olemas. Aga et mis ma tahtsin öelda, on see, et ma ei ole sugugi nõus Silveriga, et sellele asjal ei ole sõnumit. Sõnum on hästi selge, sõnum on pealkiri, Vanja is back. Tähendab, täiesti konkreetne ütlus ja statement, mida ta meile ütleb, on see, et meiega peab arvestama, et me oleme ka olemas. Ja ta püüdlikult esitatud eesti keeles, ebaõnnestunult. Ja nagu Tanja juba ütles, tegelikult esitab pigem nagu seda venelase kuvandit, mis on loodud, mitte et ta ütleks ilmtingimata, et kõik eestlased on uroodid, mis oli nagu samas on see hästi selgelt selle nii-öelda mingisuguse mobiiltelefoniga filmitud tõenäoliselt ja siis nendest lõikudest kokku pandud amatöörvideo, kahtlemata on ta kõike seda. Aga see positsioon on nagu hästi selge, et see on mingi see, et okei, et meie vaatasime Kanal 2-st, kuidas nagu see Jürgen whatever rääkis siukse kannataja näoga, et kuidas, vaadake, mida nad teevad, ja siis põhimõtteliselt on see video nagu siuke mikrotasandi nagu vastuväide, et aga sorry, aga vaadake, mida siis meiega tehakse. Hästi lihtne. Ja hinne oleks? We like it. 10. Väga hea. Kokku saab täitsa korraliku skoori.